Tere siia septembrikuu eelnevasse nädalasse. Teeme 2 grupiga jällegist lugemise ja vaatame, millele tuleb su fookus suunata. Kas on mingeid üllatusi tulemas ja millele siis suhetes keskenduda. Et suhted on üldjuhul meie kõikide muude eluvaldkondade süda, ma ütleks nii. Ja alustame grupp number 1-ga, see on siis tumedapoolne kaardipakk. Anname kavatsuse ka välja. Sa võid ise seda omaette samuti teha, mida sa soovid, et see kuu sulle tooks või mingeid tulemusi annaks. Grupp number 1. Nii, siin on väga konkreetselt näha selline emotsionaalne lõpp. Mida ma mõtlen selle all on, et sa oled vabastunud enda kinnioleku, kas sõltuvuse või kiindumise millegisse, mis tõi su ellu palju valu. Aga nagu sa näed, siis siin on need linnud, mis lendavad nii-öelda paremate tuulte poole ja piltlikult on see ilmselt sinu mõistus, sinu mõtted, mis sa oled või tähendab, kuna me räägime järgmisest kuust, siis need hakkavad sinust vabanema. Sul võib olla päevi, kus sa nagu kukud täielikult tagasi, sest neid tuleb, ma võin sind hoiatada. Aga see nagu aeg, millele sa varasemalt nagu veetsid sellises olekus või seisundis, see aina väiksemaks ja aina lühemaks nagu muutub. Et sulle võib tunduda, et sul on nagu 2 mingisugust maailma sinu sees, kus sa elad, aga sa tead, et tegelikult see on juba läbi. Nagu see on see, kuidas me harjutamegi oma meelt minevikku nagu sulgema, aktsepteerima, jah. Nüüd ma näen, et tegelikult sul on mingisugune plaan ka juba tehtud või sa saad väga hästi aru, kuhu sa pead liikuma. Osadel siin võib-olla, kes on nagu vallalised, eks ole, pigem. Et ma ei tea, kas perega nagu sellist liikumist tuleb, aga siin on surfilaud, mis ütleb mulle, et see võib olla kusagile mere, ookeani, mingisuguse veeäärse linna poole liigud. Ja see ei pruugi nüüd kohe järgmisel kuul toimuda, vaid siin on nagu kuidagi see planeerimisfaas. Aga sa hakkad juba neid samme sinna võtma. Ja mulle öeldakse ka seda, et kui ennem olid sul valikud segased, nagu sa ei teadnud, eks ole, siis nüüd see on vägagi selge, kuna siin mingit laadi kiindumine on vabanenud. Et see ilmselt on mõningane nagu ärkamise kaart ka, aga see ei ole midagi mõnusat. Et see on pigem nagu aina rohkem sellele oma tõele nagu üles tulemine. Ja tegelikult siin on nagu sul siuke tunne, et
et ma vaata rohkem küll ei jaksa või nagu see peaks olema ju viimane noh, mingisugune, et pärast seda tuleb õnn ja raha ja mida kõike veel, aga ma arvan, et see situatsioon, see lihtsalt õpetab sulle seda mingit oskust, mida sul on elus kas vaja olnud või on edaspidi. Et siin on seda tuld nagu suht palju. Ja see oskus on pigem, kuidas öeldakse, nagu pehmed oskused siis vist. No mis tähendab seda, et sa oskad, ma ei tea, enda eest seista, oskad läbirääkimisi teha, oskad näha teiste vaateid nagu mitmest, ma ei tea, perspektiivist on ju. Aga samas mitte nii, et sina võtad kogu vastutuse, et nagu sellised kohad. Ja ma näen siin hoopis nagu teist seltskonda, kellega sind ootab ees. Siin on nagu sarnased hinged, eks ole, kes seda sellist teed nagu liiguvad. Ja sul võib olla väga tõeline tunne, et su nagu hing on saanud vabaks. No ma eeldan, et see oli siin mingi karmaline kogemus. Ja karmaga on nagu selline lugu, et meil ei ole palju kontrolli selle üle. Me peamegi kõik läbima inimesed, situatsioonid, takistused, et see läbi töötada. Ja ka parandused, noh, see käib sinna juurde. Et asi ei ole alati vabastamises, asi on ka vastuvõtmises suures osas. Ja et kogu see pagas, mulle öeldakse nagu nii, et see on sinu pagas ja see teeb sind elukogenumaks. Muidu see negatiivne vaade on tavaliselt see, et sellel inimesel on nii suur pagas ja tal on väga palju keerulisem nüüd umbes elus olla ja la. Mina näen seda tegelikult ikkagist nii, et võib-olla minul on väiksem pagas, võib-olla mul on ainult seljakott, aga see tähendab ka seda, et mul on ju palju vähem kogemusi. Eks ole? Et ma nagu hindan seda, kui kellelgi on kogemusi ja kui ta on need läbinud ja kui ta on sellest õppinud ja nii edasi. Nii. Ja ma näengi, et selline midagi saab siin selle osas läbi, et sa no kas see on südamevalu, kas see on mingi hülgamine, kas see on kuskile tahaplaanile jäämine, et noh, see kaart on selline üldine energia sulle grupp number 1, et see on see saatuse ratta nagu ümberpööramine. Ja nüüd liigud sa palju kiiremini ja väga vähe takistusi on siis septembrikuus, et kasuta seda nagu ära enda jaoks. Ja sul võis olla siin 10. augusti paiku sellised taipamised ka, et nagu suve lõpp, eks ole,
et võib-olla see suvi siis näitas sulle ka midagi, mida sa ootasid nagu juba kaua. Ja ma näengi, et vaata, siin on selline olukord, et kus sa oled olnud nagu valede inimestega. Ja ma siia perekonda ei loe, et perekonnaga on meil natuke teistsugused nagu suhted, aga siin on väga-väga suur kaal on olnud nagu just nagu tuttavatel, töökaaslastel, no ma ei tea, võib-olla väga üksikutel on ka naabritel, mingisugused vanad armukesed, midagi sellist, kes on kes ei ole sind näinud, kes ei ole sind tundnud, kes ei ole saanud aru, kes sa oled. Ja et see nagu ajend on tulnud rohkem sinu poolt. Et see ongi nüüd nagu pöördumas. Nii, aga võtame siit teile veel paar sõnumit. Et nüüd olenemata sinu soost, siis selline küpse naiselikkus hakkab kasvama. Osadel, kes on nooremad, te võib-olla proovite siis õppida kas mõne eeskuju näitel või aru saada võib-olla nagu seotusest, abielust, hõivatusest. Ja ma näengi ka sellist olukorda, et võib-olla sa oled juba kusagil 30ndate lõpus ja sa alles praegu hakkad leidma oma ala, eriala siis, kutseala, kuidas sa tahad seda ise nimetada. Ja sulle hakkab tulema siis nagu rohkem mõtteid selle osas. Ja siin on ka keegi nagu meesterahvas, kes mõtleb, minu meelest need on samad naised, kes mõtleb selle hõivatud inimese peale, et võta nagu vastavalt olukorrale. See võib olla mõnel ka ema nagu roll või emaga suhted mingis osas siis vaja on need lahendada või vanaema, midagi sellist, jah. Ma kuulen ka mingi pereäri, no siin on õmblus, võib-olla kuidagi sellega seotud. Ja selline üks sõnum on veel, et tegelikult küpse naiselikkus, mis ei ole enam nagu tüdrukulik, on juba siuke oskus nagu mõelda ja oma mõtteid ise siis juhtida. Nojah, et me ei ole nagu enam välise maailma poolt lükata ja tõmmata, no sõna otseses mõttes. Nii. Ja võib-olla keegi tahab pakkuda sulle siin mingit kohta ka, nagu on see töökoht, on see asukoht, on see hõivatus nagu kaaslase osas, on ju. Et kuued, 7, kuued jah, paistavad mulle siin silma ja 7 ka.
no jaa, et meile pühendutakse üldjuhul siis, kui see, kes peeglis vastu vaatab, pühendub iseendale. Ja siin ongi see teatud laadi iseseisvus, mida see grupp siis mõnes aspektis alles õpib. Ja et ma midagi soovitama ei hakka, aga kahtlemata kui sa võtad ennast nagu tõsiselt ja sa seisad ise nagu selle eest, mida sa oma ellu soovid, jah? Siis jaa, nagu see liigubki selle poole. Ja pühendumus mulle tõlgendub tegelikult kui pühenduminus. Vot, et sellega ma teie gruppi praegu lõpetan. Ja liigume siis edasi. Grupp number 2. Samamoodi mõtle endale kavatsus selleks kuuks, mida sa tahaksid rohkem enda ellu kutsuda, mis tulemusi näha, mida muuta, mida jätta, mida edasi teha. Siin on jah väga konkreetselt öeldakse, et see meheliku aspekt kuidagi kas on tervenemas, kas sa oled sellest rohkem teadlikumaks saamas, mis on kas sinu või sinu partneri nagu isa mustrid. Ja selle tulemusena ma näen, et siin tugevneb selline praktiline pool. Samas ka mingi ärivaist või nagu taju. Ja siin on osad on ka siis nagu need vanemad, kes on nagu töötavad vanemad või midagi sellist. Ja enda eest hoolitsemine on sellel grupil ka jällegi seotud rohkem nagu selle isaliku aspektiga, mis on süsteemsus, korrapärasus, järjepidevus, stabiilsus, fookus, jah, austus ja kõik see osa. Et kui see on ebamugav või selline kaheldav või äärmuslikul juhul nagu olematu, siis sa võidki näha seda septembrikuu jooksul, kuidas see parandab suhteid igas valdkonnas, jah.
ja keegi on siin ka valiku ees. Ja sul tuleb selline, võib-olla kui sa kaldud olema nagu impulsiivne või midagi, et sul tuleb see lihtsalt suunata mitte suhetesse, vaid ühelt poolt nagu seda tasakaalustada. Ja impulsiivsuse vastand on intuitiivsus, mille osas me sageli lähmegi valele teele, sest see ellujäämise instinkt nagu suunab meid alati selle impulsiivsuse pealt toimetama. Ja see ei tähenda seda, et sa nagu ei teeks asju kiiresti ära, või et sa jääksid hiljaks või et sa, mis veel, et sa, kuidas öelda, kellegi teise osas nagu, mitte et lased üle, aga nagu midagi sarnast, on ju. Ja see intuitiivsus teebki sind selle osas nagu usaldavamaks, toetavamaks, pühendumaks ja küpsemaks. Siin tuleb teine kuninganna kaart ka välja, mis näitabki seda ausust ja piiride seadmist ja otsekohest suhtlust. Ja sellel mõõkade kuningannal on, halb pool on tavaliselt see, et on hästi kriitiline. Et siis tuleb õppida konstruktiivselt seda edasi andma ja objektiivselt, mitte kunagi emotsionaalselt. Mitte kunagi emotsionaalselt anda kriitikat, sest see tegelikult ei ole kriitika. Võib-olla siin keegi tahab oma intellektuaalseid võimeid kas arendada, tugevdada või on mingi õpetaja kooli mineku plaan siin. Ja kui sa oled naisenergia, siis oma partneriga kõik see, mida ma just mainisin, need omadused sul aitavad tegelikult nagu tugevamat sidet luua. Et kui see müntide kuninganna on siuke rohenäpp, siis see mõõkade kuninganna, ta pigem toimetab kuskil teises keskkonnas. Et ta oma kätt nagu mulda ei pane. Et ta pigem edastab nagu sõnadega oma soove. Jällegist, et nagu endas kindlamaks saamine. Ja liikumine eemale sellisest pidevast nagu allaandmisest ja mõndadel ka teiste nagu alt vedamisest.
et nagu võtta vastavalt olukorrale. Et sellest nagu eemale liikumine läbi selle, et sa ei põleta sildu. Sul ei ole vaja neid põletada. Sul on vaja sildu ühendada. Et see on see, mis ma selle kohta ütlen. Ja siit tulebki see rahulolu, emotsionaalsem rikkus, mingi tunnustus, eks ole. Ja osadel on siin mingisugune suur soov, mis siis võib täituda. Et siin on kuidagi manifesteerimine ja see oskus oma visioonid ellu viia, et kui sa vajasid nagu rohelist tuld, siis siin on sinu roheline tuli. Ja siin on 7, 9 ja 6 ja 4. Sellised numbrid. Ja sa võid oodatagi kelleltki sükest heldet pakkumist või toetust pärast mingit olukorda, kus sa arvasid, et sa olid nagu veidi juba meeleheitel. Ja see lükkab sind mingisugusesse teele ja mingisugusesse, et sa hakkad nagu kaugemale nägema, kui sa seni oled näinud. Ja ka sellest, et kuidas mingi jõukus, midagi on siin jõukusega, et kus see jõukus sul peitub, milles see peitub. Et tulemine nii-öelda kokkulepetesse. Ja kõigile parimale lahendusele, midagi sellist on siin ka. Aga võtan sulle viimased kaardid. Siin on hästi palju kolmesi, mis ma ka praegu märkan. Siin on usaldus, naisenergia ja vii ellu idee. No siin on tundmatuse usaldus. On üks suur samm. Ja sa tead intuitiivselt siis, mida sul siin usaldada on tarvis. Vot nii